Austatud Noorte Riigikogu, head külalised, alustame 2025. aasta Noorte Riigikogu korralist istungit. Olen Noorte Riigikogu juhatuse nimel päevakorda võtnud 6 eelnõud. Loen ette tänase päevakorra. Esimeseks päevakorrapunktiks on hääletus Eesti Vabariigi põhiseaduse kiirkorras muutmise menetlemise algatuseks. Teine päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud pidude ja tähtpäevade seaduse muutmise eelnõu. Kolmas päevakorrapunkt on Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise eelnõu. Neljas päevakorrapunkt on Keskerakonna fraktsiooni algatatud lastetoetuste seaduse muutmise eelnõu. Viies päevakorrapunkt on Isamaa fraktsiooni algatatud maapõue seaduse muutmise eelnõu. Kuues päevakorrapunkt on Eesti 200 fraktsiooni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise eelnõu. Seitsmes päevakorrapunkt on Reformierakonna fraktsiooni algatatud seaduse muutmise eelnõu. Teise kuni 6. eelnõu on ühe lugemise eelnõud ja vajavad läbimiseks poolthäälte enamust. 7. päevakorrapunktina menetleme põhiseaduse muudatuse kiirloomulisena vastuvõtmise eelnõu ning selle vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu 2/3 häälte enamust. Hea Noorte Riigikogu, panen hääletusele 2025. aasta Noorte Riigikogu istungi päevakorra kinnitamise. Võtame selle vastu poolthäälte enamusega. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemustega poolt 91, vastu 1 ja 4 erapooletut leidis 2025. aasta Noorte Riigikogu päevakord heakskiidu ja on kinnitatud. Kutsun Riigikogu teise aseesimehe Arvo Alleri ette. Tervist! Ja kõigepealt tahan tervitada teid, noorte Riigikogu liikmeid, Riigikogu juhatuse nimel ja ka kõikide Riigikogu liikmete nimel. Ja tegelikult praegu, mis hakkas teie simulatsioonis toimuma, ongi tegelikult Riigikogu reaalne töö. Et keegi Riigikogu liikmetest ei ole eksimatud ja mulle meeldis eesistuja EKRE eelnõu, mis oli pidude ja tähtpäevade seadus.
et ma oleks tõesti nõus seda eelnõud viima Riigikogu suurde saali, aga pühade ja tähtpäevade seadus, mis on ka väga tähtis, et meil oleksid sõnastused, väljaütlemised, kõik oleks korrektsed. Et alati saab ennast parandada ja au eesistujale, kes läks sellest peenelt üle ja me kinnitasime selle päevakorra täna. Millegipärast keegi oli vastu, ju vist ta märkas seal mingit ebakõla, aga rõõm on see, et enamuses olid selle poolt. Aga mis ma tahan öelda, on see, et Riigikogu juhatus ja kogu Riigikogu tunneb siirast hea meelt, et täna saalis noored, kes on meie tulevik, kes viivad meie elu edasi, kes kannavad meie väärtusi, on valmis võtma ja tegema poliitikat, võtma vastutust otsuste eest ja seda esmalt simuleerides Riigikogu tööd, kuid hilisemalt ka ise võib-olla ka siin saalis tööd tehes. Teil on täna pikk päev ja ma tõesti ei kadesta teid, et olles ise nii seal puldis juhtides kui ka Riigikogu saalis tööd tehes, see on kurnav. Saalis tõepoolest eesistuja eelis on see, et ta saab vett juua ja kui tulla siia pulti kõnet pidama, siis saab ka vett juua, aga kohapeal istudes on oma toidu ja söögi tarbimine keelatud. Muidugi vaikselt võib, nii et keegi ei näe ja juhataja märkust ei teeks. Aga tänased päevakorrapunktid, et kõik on väga olulised. Nüüd ma võib-olla tulevikku vaatavalt ja ka teid siin saalis nähes, teie hindu siin hinnates ja teie tahet hinnates. Praegune olukord, vaatasin, et kohal oli 120 noorte Riigikogu liiget, et selline, kui tavariikogu liikmeid on 101, siis ma just vaatasin, palju oli konkurss ühele kohale. Ma usun, et teil oli sama suure konkursiga siia Riigikogu saali saamiseks, et 2023 aasta Riigikogu valimistel oli kandidaate 968, kes kandideerisid 101 kohale, mis ütleb, et selle ühele toolile tahtis saada 9,6 inimest. Mis näitab seda, et kui palju peab tegema selleks, et ükskord siia jõuda, kui palju peab selleks nägema vaeva ja kui palju siis leida valijaid, et nad oleksid valmis, ütleme siis Riigikogu liikme poolt hääletama. Nüüd eks iga Riigikogu liige ja ka praegu ka noorteparlamendi ja noorte Riigikogu liikmed tulevad siis oma nagu mõtetega ja omast valdkonnast ja oma sellise nägemusega. Mina ise olen põllumajandusliku ja maaelu taustaga ja kui ma seda päevakorda vaatasin, siis mul natukene jäi hinge, aga ma loodan, et järgmine aasta saab see parandatud, et kui me räägime siin kuluhüvitistest, mis on väga oluline teema, pühad tähtpäevad, siis tegelikult on üks oluline teema on regionaalpoliitika, maaelu, põllumajandus. Et olgem ausad, ega kui kõik Tallinna kolivad või suurlinnadesse, siis sellega me Eesti riigikaitset ei edenda. Et meil ei ole mõtet koondada inimesi suurlinnadesse, elu peab toimuma igal pool. See on riigi julgeolek, see on meie toidujulgeolek ja see on ka regionaalne võrdsus. Et klassikud on ka öelnud, et me oleme täpselt nii tugevad, kui on meie nõrgim lüli, nii et mitte, et meie nõrgim regioon on nii tugev, kui tugev on Eesti, vaid ikkagi, mida rohkem on inimesi ka regioonides ja kaugemates piirkondades, seda tugevam on Eesti. Ehk vältida ääremaastumist, inimeste tagasitulek ja siin Eesti riigi julgeolek ja toidujulgeolek sinna kaasa arvatud. Et kõik me tahame süüa ja põllumajandus on see, mis meid toidab ja kindlasti võiks tuua ka järgmised korrad mõned eelnõud, mis kindlustaks ja viiks edasi elu regioonides.
Nüüd mõned mõtted veel, et tänases kontekstis, et maailm muutub praktiliselt igapäevaselt ja muutuvad ka osaliselt poliitikute seisukohad. Et kui me nüüd jälgisime arenguid ookeani tagant, kui sai uus president Donald Trump ametisse, hakkasid Euroopa juhtpoliitikute mõtted ka kohe muutuma. Et praegune eesistuja Poola peaminister ütles, et rohepööre tuleb üle vaadata, mida on EKRE aastaid rääkinud. Sellesse tuleb suhtuda kui võimalusse ja selles osas maailm muutub. Ja ma usun, et me ei tee oma otsuseid mingi hetke emotsiooni pealt, vaid me vaatame, mis on toimunud ja lähtume Eesti riigi, Eesti inimeste peamistest vajadustest ja kõige tähtsam on Eesti. Nii Eesti julgeolek, Eesti inimeste heaolu ja eestlastega iibe kasv, järeltulevad põlvkonnad, et need on need, kes tulevikus toidavad praegust generatsiooni, teie vanuseid ja ka edaspidi. Ma tahaks teile soovida tarka arutelu. Vaielda tuleb argumentidega. Kui on protseduurilisi küsimusi, siis alati tuleb öelda, et see on protseduuriline küsimus ja siis ka sellest lähtuvalt oma küsimus esitada. Nii et arutelu kontekstis on alati oluline argumenteeritus, viitamine faktidele, viitamine kas või teatud artiklitele, mida olete lugenud, mida olete ise nagu endale selgeks teinud ja seda siis öelda ka teistele läbirääkimiste käigus. Soovin teile sisukat päeva, tarku mõtteid ning teie tuleviku mõistes ka seda, et kohalike omavalitsuste valimised on 2025 oktoobris, minge kindlasti valima ja tehke endale ja enda jaoks õige ja õiglane valik. Edu teile ja aitäh! Alustame siis uuesti päevakorra menetlemisega. Päevakorra siis esimeseks punktiks on hääletus Eesti Vabariigi põhiseaduse kiirkorras muutmise menetlemise algatuseks. See vajab läbimiseks noorte Riigikogu koosseisu 4/5 häälteenamust. Hääletada saab poolt, vastu või jääda erapooletuks. Panen hääletuse. Hääletus võib alata. Tulemustega poolt 63, vastu 30 ja 2 erapooletut leidis ettepanek mitte kinnitust. Kuna 4/5 häälteenamust ei saavutatud. Liigume edasi teise päevakorrapunktiga, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise eelnõu. Kutsun eelnõud ette lugema EKRE erakonna saadiku Rasmus Ihermanni.
Aitäh, austatud noorte Riigikogu esimees, head noored saadikud ja Eesti rahvas teispool ekraani. Meie riigi, keele ja kultuuri kestvuse aluseks on tugev, ühtehoidev perekond, meie rahvapärandi kandjad. Viimaste aastate valguses, kus Stenbocki maja koridoride tuulutajad on otsustada astuda samme Eesti perede ja laste heaolu lõhkumiseks, ei suutnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikud olla pealtvaataja rollis. Me näeme, kuidas inimesed, kes lubavad meile kindlates kätes Eestit, järjepanu tegutsevad selle nimel, et traditsiooniline perekond oma väärtuse minetaks. Selle Eesti rahvast välja suretava suhtumise vastu on EKRE saadikud esitanud järgneva ettepaneku. Nimelt, käesoleva eelnõuga soovitakse muuta pühade ja tähtpäevade seadust Eesti Vabariigis. Perekond ja lapsed on Eesti tuleviku alus. Põhiseaduse paragrahv 27 sätestab, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. Samas on kahetsusväärne nentida, et viimastel aastatel on riigipoolne toetus peredele kahanenud ja Eesti sündimus pidevas languses. On oluline näidata, et Eesti riik panustab ühiskonna üldise hoiaku muutumisse meie rahva kestmise ja püsimise osas, luues eraldi riigipüha perekonna väärtustamiseks. Seega on käesoleva eelnõu eesmärk ennekõike taastada ühiskonnas suhtumine, mis väärtustaks peresid, lapsi ning Eesti rahva, keele ja kultuuri säilimist läbi aegade. Eelnõu jõustumisel muudetakse pühade ja tähtpäevade seaduse paragrahvi 2, sõnastades ümber punkti 8.1, mis sõnastatakse järgmiselt: 1. oktoober, perekonna väärtustamise päev. Sättesse lisatakse punkt 8 sekunda, mis sõnastatakse järgmiselt: 24. detsember, jõululaupäev. Seadus mõjutab eelkõige peresid, luues soodsa pinnase ühiskondlikuks kokkuleppeks perekondlike väärtuste olulisuse osas. Eelnõu rõhundab Eesti Vabariigi pühendumust peredele. Kui seadusemuudatus jõustub, saab selle otsese mõjuna välja tuua inimestele lisapuhkepäeva loomise, mille jooksul inimesed saavad võimaluse käia perega väljas, panustada potentsiaalse tarbimisega meie majanduse kasvu. Lisaks saavad pered vaba aega kasutada kultuuriasutuste külastamiseks, täitmaks ka üldhariduslikku funktsiooni. Ühise kvaliteetaja veetmine aitab kaasa perekondliku ühtsuse ja kindluse loomisele, tugevdades seeläbi perekonnaliikmete omavahelisi suhteid. Kaudsete mõjuteguritena saab välja tuua lisapuhkepäeva positiivse mõju inimeste vaimsele tervisele, leevendades probleeme tööstressiga, suurendades samas nende motivatsiooni ja üldist rahulolu. Perekonna väärtustamise päeva loomise ülim eesmärk on pikas plaanis positiivselt mõjutada Eesti sündimust, saates kodanikele selge sõnumi: Eestis on pered kaitstud ja väärtustatud. Kallid kaaskodanikud, kõik algab väärtushinnangutest. Meie kultuuriruumis tuleb kuulata ja austada oma vanemaid ning kaitsta ja väärtustada meie järeltulevaid põlvi. Viimasel kümnendil vohama hakanud individualism kahjustab suhteid ja teeb haiget kõige meie lähedamastele inimestele, kui seame ennast esiplaanile ja muu jätame hooletusse. Olles individualist, ei suudagi me väärtustada teisi, muutume empaatiavõimetuks. Sealt hakkavadki sündima mõistmatusest erinevad mõtted, näiteks toetusmeetmete vähendamine Eesti perede suhtes. Hea rahvas, antud eelnõu on täna siia teie ette toodud selleks, et kord aastas mõtiskleda perekonna olulisuse üle, mida üks tugev ja armastav pere meile elus kaasa annab: turvatunde, usalduse ning vaimse tasakaalu. Seeläbi mõistame, kuidas peret tuleb igal viisil hoida ja meeles pidada. Selle eelnõu poolt hääletades toetate te Eesti rahva püsimajäämist ning väärtustate nii teiste kui ka omaenda peresid. Lõpetuseks. Mulle on peres juba väiksest peale õpetatud, mida tähendab sõna andmine ja selle murdmine. Tahaks loota, head saadikud,
et ka teie mõtlete oma sõnade peale, enne kui te neid murdma hakkate. Meie Eesti Konservatiivses Rahvaerakonnas oma sõna peame. Sõna murdmist aga me ei unusta. Nagu Eesti vanasõna ütles, mees sõnast, härga sarvest. Aitäh teile! Eelnõule on laekunud muudatusettepanek. Kutsun kõnepulti muudatusettepaneku esitanud Keskerakonna fraktsiooniku saadiku number 94 Eliise Tiisleri. Muudatusettepanek näeb ette muuta säte number 8 ning lisada alljärgnevad sõnad 1. oktoober ja 1. märts. Palun saadikul on nüüd võimalik oma muudatusettepanekut kaitsta. Nii, tänan tähelepanu eest. Meie Keskerakonnaga igati toetame EKRE ettepanekut tuua Eestile veel üks tähtpäev, et tähistada meie perekondlikke väärtusi ja tõsta ka meie iivet. Kuid usume, et üks päev aastas ei ole lihtsalt piisav. Seetõttu teemegi ettepaneku, et tähistada seda kaunist püha lausa 1. oktoobril ja 1. märtsil. Olulisim põhjus on selleks, et hajutada meie haiglate koormust. Nimelt kujutage ette, et kui 1. oktoobril toimub siis perekondade väärtustamise püha, mis juhtub 9 kuud hiljem. Meie haiglad on niigi ülekoormatud ning arste on vähe, mistõttu on vajalik selle tähtpäeva hajutamine 2 päevale. Lisaks täidab siis see tähtpäev suurema tõenäosusega oma eesmärki ning alati on ju toredam, rohkem on perega aega veeta ning nagu juba nimetatud, saame nautida rohkem kultuuri ja hariduslikel eesmärkidel oma laste arendamist. Aitäh! Kas Riigikogul on muudatusettepaneku esitajale küsimusi? Selleks tuleb end registreerida sõnavõtu järjekorda. Palun saadik number 32, Sander Talts. Aitäh sõna eest, härra esimees. Küsimus siis eesistujale, et kas te ikkagi ei leia, et kui tuleb 2 tähtpäeva, kus on siis pere väärtustamise aeg, et haiglad oleksid ikka ülekoormatud, see lahendaks seda probleemi? Aitäh küsimuse eest. Nimelt jagades selle tähtpäeva 2 päevale kindlustame selle, et kõik inimesed ei pruugigi saada, nad ei pruugi üldse olla sel päeval kodus, mis siis, kas te... Nii. Tähendab, see me jagame selle 2 päevale, tagab selle, et haiglad ei ole nii ülekoormatud, kuna siis kõik inimesed seda ühel päeval näiteks pooled teeme niimoodi, et 1. oktoobril naudivad kõik kultuuri ja 1. märtsil on kõik kodus, mis kindlustab, et kõik ei ole ühel päeval kodus, sest et avalikus kohas ikkagi oleks see veidike konservatiivsemad. Aitäh! Saadik number 12, Hugo Rait, palun. Jaa, austatud Riigikogu esimees, tänan sõna eest. No esiteks ma pean Keskerakonna saadikule ütlema, et kuigi EKRE fraktsioon leiab, et teie ettepanek on väga üllas, siis meie hinnangul see põhjendus, haiglate ülekoormatus, no kes meist usub, et inimesed hakkavad nüüd ühel päeval nii palju lapsi tegema. Et selle eelnõu eesmärk võib-olla on natukene teine.
Ja 2 kuupäeva osas ma ütleksin, et see morss on selle võrra lihtsalt natukene lahja. Ja niimoodi EKRE arvabki. Aitäh. Aitäh. Nõustume teiega. Kindlasti saab seda arutada. Palun saadik number 113. Eerik Veebel. Aitäh sõna eest, lugupeetud esimees. Tahaks öelda, et ei pruugi olla niimoodi, et haiglad on ülekoormatud, sest kui sa teed lapsi 1. oktoobril, see ei tähenda, et nad täpselt 9 kuu pärast sünnivad. Need pruugivad täiesti erinevatel kuupäevadel olla, pluss haiglad saavad ette valmistada ka selle jaoks. Ja üldse, kui oleks ekstra päev puhkust, kus inimesed ei tööta, siis see oleks majandusele ka eriti hea. Nii et tahaks lihtsalt öelda, et ma ei usu, et see ettepanek on täiesti mõistlik ja välja mõeldud. Sest siis võiks olla ka iga päev selline päev, kui kohe 2 päeva panda. Aitäh. Seda me loomulikult ei eeldagi, et kõik lapsed sünnivad nüüd kohe 1 päeval. Et see on siis rohkem see, et vahet ei ole, kas nad sünnivad 1 nädala või 1 kuu jooksul. Haiglad on siiski ülekoormatud ja kuidas te näete ette, et te leiate Eestisse nii palju rohkem juurde arste ja ämmaemandaid? Eestis on praegu kahjuks tõuseb trend, et inimesed õpivad siin meditsiini ja siis põgenevad Eestist madalate palkade tõttu. Üldse peaksime sellega tegelema. Ning seoses majandusega, siis andes 2 lisapäeva, tagame me selle, et inimesed käivadki rohkem väljas. Praegu Eesti inimesed on nii ületöötatud, nende vaimne tervis langeb. See tagab selle, et kui nad saavad oma perega kvaliteetaega veeta, teha midagi muud kui nende igapäevased väsitavad tööülesanded, näiteks käiagi kuskil muuseumides või muudes toredastes asutustes, tagab selle, et me toetame ka Eesti kultuuri ja meie noorte haridust, nii et see on igati vajalik ja toetab meie noori ja peresid. Aitäh. Palun saadik number 26, Eke Henk. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Esiteks sooviksin juhtida tähelepanu ebakõlale EKRE fraktsiooni siseselt, kus esimeses kõnes ja viimase sõnavõtu vahel tähtpäeva eesmärgi ja mõjude osas oli lahkarvamus. Teiseks küsimus muudatusettepaneku tegijale. Muutes ühe nendest 2 tähtpäevaks kultuuri tähistamise tähtpäevaks ja mitte selliseks tähtpäevaks, kus kõik on kodus ja siis vist tõenäoliselt teevad lapsi. Kuidas te sellega haigla probleemi lahendate, mida te ise välja tõite selle muudatusettepaneku põhjuseks? Aitäh. Aitäh. See aitab sellega, et muidugi, vaadake, Eestis on palju peresid, kus vanemad ei ole üldse kõik mitte kõige nooremad inimesed. Ehk siis me ei saa eeldadagi, me ei saa sundida kõiki inimesi sel päeval lapsi tootma, tegema. Et eesmärk on ka ikkagi see, et pered, kellel juba on lapsed, saavad seda tähtpäeva nautida. Just neile on suunatud see kultuuriürituste nautimine ja nii edasi. Kuid just siis noored, kes võib-olla soovivadki mõelda oma sellele alustavale perele, pere loomisele, just nemad saavad jääda koju, nautida seda vaba, stressivaba päeva ning aitäh. Saadik number 20, Alide Kristiine Alba. Aitäh sõna eest. Ma tahaksin natukene küsida teilt selle hariduse kohta. Et mainisite, et see aitab siis noorte haridust kuidagi või laste haridust aidata. Aga meie Isamaaga leiame seda, et me usaldame ikkagi koolisüsteemi ja me ei näe, et 2 lisavaba päeva koolist oleks Eesti lastele hea. Et kuidas te suudate õpetada lastele matemaatikat, eesti keelt, muusikat, loodust ja kõike muud 2 päeval kuskil lihtsalt muuseumis või perega ilma elektrit olles? Aitäh. Aitäh. See lihtsalt muuseumis olles oli väga tore lisand. Kas teie siis ütlete, et Eesti muuseumid ei hari lapsi? Nimelt, Eesti õppesüsteem toetab integreeritud õpet. Meie viimegi oma lapsi ju koolisüsteemi siseselt muuseumidesse, et me näeksime ka
teooriat praktikas. Ehk siis see põhimõte, et nüüd lihtsalt muuseumis jalutades meie nagu noored ei õpi, on täiesti vale. Just see aitabki neil näha maailma laiemana ning täiendab nende teadmisi lisaks klassikalisele kooliharidusele. Aitäh! Saadik number 103, Rene Ben-Pihl, palun. Aitäh sõna eest. Te mainisite arstide ülekoormust, aga vabandust, ma tõesti ei näe, kuidas see üks lisavaba päev veenab mind kui arsti jääma Eestisse tööle, kui samas Soomes üle Soome lahe on mul parem palk ja paremad elamistingimused. Aitäh! Aitäh! No ma ei eitagi seda probleemi. Sellepärast me peamegi tegelema ja see arsti üks vaba päev lisaks ei olegi see, mida me loodame neid Eestimaale jääma. Lihtsalt see, et me arendamegi Eesti kultuuri, Eesti kogukonda, see on see, mis peaks aitama neil Eestisse jääda. See, et me tekitame seda ühtsustunnet, see, et me väärtustame perekonda. Kas te ei arva siis, et see on oluline? See, et me tugevdame neid traditsioone, aitabki neil Eestisse jääda. Ja see, et siin meil üle mere on kõrgemad palgad, vot see ongi probleem, millega me peame tegelema ja ma täiesti nõustun teiega. Aitäh! Saadik number 56, Aleksander Sommer, palun. Ja aitäh sõna eest, austatud Riigikogu esimees. Mul on küsimus, et isegi kui see imejuhtum juhtub, et kõik lapsed sünnivad ühel päeval, et kuidas te garanteerite need tingimused siis meie emadele, et kas siis meil on piisavalt palju personali, et võtta vastu kõik need lapsed või siis toimuksid meil vabasünnid basseinides, jalgpalliplatsidel? Aitäh! Aitäh! Selles see probleem ongi. Sellepärast me üritamegi siin seda hajutada ja võib-olla ka luua hoopis, see on nüüd siin edasine idee, luua veel eraldi haigla nende laste jaoks, et seda jõuab arutada. Aga kindlasti ei taha me, et kõik lapsed peaksid olema sünnitatud kuidagi läbi mingi basseini, et me sellepärast ikkagi üritamegi rohkem seda tähtpäeva jaotada, et kõik inimesed ei otsustaks ühel päeval hakata lapsi tegema ja et me saaksime tagada nii noortele emadele kui ka peredele kui ka arstidele paremad tingimused. Aitäh! Saadik number 31, Sirli Švede, palun. Aitäh sõna eest, härra eesistuja. Me näeme, et praegu tänapäeval noored pered ei taha saada lapsi, sest et neil lihtsalt ei ole neid finantsilisi võimalusi selle jaoks. Ja ma ei näe, et need 2 päeva tooksid neile seda finantsi juurde, et toetada oma lapsi. Hoopis Isamaa perekonnana, fraktsioonina me peaksime suurendama perekonnatoetusi, et toetada neid peresid. Aitäh! Vot sellele küsimusele ma vastan nii, et oodake ära Keskerakonna eelnõu ja saate oma vastuse. Aitäh! Saadik number 71, Mirtel Sikk, palun. Saadik number 73, Hugo Sebastian Sulger, palun. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Juhiksin siis teie tähelepanu sellele, et innustate minema peresid muuseumitesse. Aga mis saab nendest peredest, kus liikmed töötavad muuseumites? Kas nemad ei saa siis sellel päeval enda pere väärtustada? Aitäh, see on väga asjalik küsimus. Nagu me teame, siis kõik Eesti inimesed ei ole suhetes, ei ole võimelised lapsi tootma, ehk siis nemad saame rakendada sellel päeval sinna tööle vabatahtlikena. Aitäh! Saadik number 40, Oskar Olle Laur, palun. Aitäh sõna eest. Eestis juba suletakse haiglaid vähese personali tõttu. Siis mis mõtted on avada uus haigla, vaid selleks, et võib-olla tekib haiglas lühiajaline ülekoormatus? Aitäh. Ei, see uue haigla rajamine on vaid mõte, et me tõesti saame aru sellest, et Eestis on arstidest ja ämmaemandatest puudus, et siiski praegu peamine probleem nagu ongi, on sündivuse langus, mida me üritame parandada siin,
Ehk siis luues need tähtpäevad, et loodetavasti sünniks Eestis rohkem lapsi, siis loodetavasti saavad nad ka hea ja tugeva hariduse, näiteks meditsiinis, ja otsustavad kunagi panustada Eesti elusse arstidena. Ja loodetavasti läbi selle saame ka endale luua uued haiglad kunagi tulevikus. Aitäh! Saadik number 2, Rasmus Ihermann, protseduuriline küsimus, palun. Aitäh, härra istungi juhataja. Mul on selline küsimus, et me tegutseme siin meie seaduseelnõu muudatusettepanekutega, aga meie erakonna esindaja ei ole suutnud eelnevalt juba meie eelnõu küsimustele vastata. Et kas te tahaksite välja tuua, et teil läks järjekord vussi ja tegelikult oleks muudatusettepanekute arutelu pidanud hiljem toimuma? Aitäh! Kõik toimub korrapäraselt. Palun, külaline number 21, Tauno Kobin. Aitäh sõna eest, härra eesistuja. Te tahate pered saata igasugustesse kultuuriasutustesse, aga mis raha eest? Piletihinnad tõusevad, automaks, maksud tõusevad. Mis raha eest? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Muidugi oleks väga tore, kui Eesti inimesed läheksid kultuuriasutustesse ja toetaks ikka seeläbi Eesti majandust, kuid see pole kohe kindlasti mitte ainus võimalus, kuidas seda päeva veeta. Juhul, kui perel on rahalised raskused, saavad nad ka seda aega veeta lihtsalt kodus oma keskis, mängida lauamänge, rääkida sügavatel teemadel või siis minna õue, nautida Eesti loodust, mis on alati tasuta. Aitäh! Võtan saalist viimase küsimuse. Saadik number 23, Johanna Kuus, palun. Ma tänan sõna eest, lugupeetud eesistuja. Mul on teie vestluses tekkis selline vastuolu, et kui me tahame lapsed viia muuseumisse harimise eesmärgil, siis kui kõrge oleks omandatud teadmiste kvaliteet, kui anda harivate elamuste läbiviimine siis sellega mitte tegelevate inimeste kätte? Aitäh! Mulle jääb siis mulje, et te väidate, et lapsevanem ei ole piisavalt pädev isik oma last harida, millega ma kohe kindlasti mitte ei nõustu. Et siiski lapsevanem on samamoodi oma lapse arendaja, õpetaja, mis tõttu usun, et ta on igati pädev isik, et oma last harida. Ja muuseumides on ju kogu info olemas. Eesti muuseumid on väga hästi varustatud igasuguste infotahvlitega, nii et usun, et lapsevanemad saavad ka selle tööga hakkama ja hiljem saavad näiteks õpetajad ja muud haridustöötajaid neid teadmisi veel täiendada. Aitäh! Aitäh! Saadik võib naasta oma kohale. Kas EKRE erakonna fraktsioon soovib muudatusettepanekule reageerida? Palun võtta ennast järjekorda. Kõneleja järjekorda. Saadik number 15, Imre Maidu Püüa. Palun ette tulla. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Meie EKRE-s ei poolda eelnevalt välja toodud muudatusettepanekut. Peamised põhjused on siis järgnevad. Eelneva arutelu jooksul tuli siis teemaks väga palju siis haiglad ja siis see, et me saame ühe lisapuhkepäeva. Väga paljud juba rääkisid sellest, et kas haiglad on ülekoormatud või mitte, kuigi meie oleme jõudnud järeldusele, et kuna eesmärk lisada see uus päev oleks see, et haiglad ei oleks koormatud, see ei täidaks seda eesmärki. See tähtpäev on märgatavalt passiivne. Me ei sunni kedagi tõstma iivet. See on soovituslik, see ei sunni mitte kedagi minema
midagi tegema. See on lihtsalt mõeldud puhkepäev, kus sa saad oma perega aega veeta. See täielik eesmärk ei ole isegi lihtsalt iivet tõsta, see on, et väärtustada oma perekonda ja väärtustada üleüldiselt aega oma perega. Nii et haiglad ei oleks üle koormatud, nii et terve eesmärk lisada see teine päev, et haiglad ei oleks koormatud, ei oleks nagunii kuidagi täidetud, kuna haiglad ei oleks siis üle koormatud. Ja siis teine asi, mis tuli väga teemaks, on see, et teine vaba päev, et veel saaks aega väärtustada oma perega. Kõlab nagu tore mõte, kuigi ma tooksin siin välja, et tähtpäev on mõeldud olla tähtis päev, mida tähistatakse kord aastas. Kui me tahame teha teise päeva, kus me saame lihtsalt mingi puhata näiteks, nagu eelnevalt väga palju välja toodi, siis me saame teha lihtsalt näiteks mingi tähtpäeva nimega puhkepäev, teatripäev. Kui me soovime tegeleda natuke majandusega rohkem, et mingi rohkem teatritesse läheks, teemegi siis lihtsalt teatripäev. Nii et see on, miks meie EKRE-s arvame, et üleüldiselt see ei ole muudatusettepanek, mida me soovime vastu võtta. Aitäh. Palun saadikul oma kohale naasta. Panen hääletusele esimese muudatusettepaneku. Muudatusettepanekule saab olla kas poolt või vastu. Erapooletuks jääda ei saa. Tulemustega poolt 12, vastu 83 ja 1 on muudatusettepanek tagasi lükatud. Rõhutan üle, et muudatusettepanekul erapooletuks jääda ei saa. Palun saadikud, ärge vajutage erapooletuks jäämise nuppu, kui toimub muudatus, ettepaneku hääletus. Kutsun ette saadiku number 12, Hugo Rait-Mei, et vastata küsimustele saalist. Ja austatud Riigikogu esimees, lugupeetud kolleegid, olen valmis vastama teie küsimustele. Saadik number 67, Georg Roy Nuudi. Palun. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Kallis EKRE liige, mainisite ise siin enne, kui me arutasime muudatusettepanekut, et te pole kindel, kas siis inimesed hakkavad lapsi nüüd tootma selle ühe päeva jooksul või siis nüüd Keskerakonna muudatusettepaneku puhul 2, siis mis eesmärk sellel eelnõul üldse on? Aitäh. Jah, tänan küsimuse eest. Esiteks see, kuidas te seda nimetasite, laste tootmine, ma arvan, et see on äärmiselt lugupidamatu Eesti perede, vanemate laste vastu. Ma toonitan üle, selle eelnõu eesmärk ei ole ühel päeval sundida rahvast paljunema, see ei ole mingi sigimispüha. See on perekonna väärtustamise päev. Nii lihtne see ongi. Aitäh. Saadik number 40, Oskar Olle Laur. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Palun selgitage punkt 8.2 eesmärki ning kuidas see peaks teie eesmärgile kaasa aitama? Te mõtlete nüüd seda jõululaupäeva küsimust. Vaadake, kui seadusi muudetakse, siis tavaliselt on niimoodi, et kas lisatakse üks punkt või siis mingeid punkte seal muudetakse.
Kui te nüüd seda seaduseelnõud loete, ma loodan, funktsionaalne lugemisoskus teil on, siis te näete, et esiteks me oleme ühe paragrahvi siis punkti siin muutnud, 8 . See oli enne jõululaupäev, või vabandust, ei. See oli mingi teine päev. Nüüd me panime sinna perekonna väärtustamise päeva juurde ja siis selle jõululaupäeva liigutasime 8 sekunda alla. Ei, tähendab, ma parandan ennast, jah, 8 oli enne jõululaupäev, kui ma ei eksi. See on lihtsalt vormi küsimus. Aitäh. Saadik number 66, Morten Must-Hallik, palun. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Lisaks eelmisele küsimusele, et kui see liigutada nüüd või lisada see klausel, siis miks seda ei ole otseselt seletuskirjas lahti seletatud? Aitäh. Aitäh. Nagu ma ütlesin, see on vormi küsimus. Vormi küsimust ei ole mõtet seletuskirjas lahti seletada. See on iseenesest mõistetav. Aitäh. Saadik number 37, Kristjan Klein, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja. Ma olen aru saanud, et see on just nagu mõeldud peredele, eks ju. Aga mul on natukene segaseks, et mis just tagab selle, et pered tähistavad sel päeval, et veedavad aega. Mul on siiamaani mul tundub, et praktikas selleks liist. Palun võtke saadikud ennast sõnavõtu järjekorrast ära. Sõnavõtud on praeguseks lõppenud. Isamaa fraktsioonist saadik number 21, Tauno Kobin. Palun ette tulla. Aitäh sõna eest, hea eesistuja. Head saalis viibijad, meie Isamaaga leiame, et perepoliitikat on vaja muuta. Jah, see eelnõu ei täida kõiki pere aspekte, aga algus on seegi. Eesti iivet on vaja tõsta ja kultuuri säilitada. Iga väiksemgi samm viib selleni, et meil oleks parem Eesti. Isamaa toetab seda eelnõud. Aitäh! Palun ette tulla Eesti 200 saadikul number 74, Grete Carita Tichler. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Meie Eesti 200 usume, et eestlased on ajalooliselt olnud töörahvas ja et nüüd on aeg maha võtta. Meie hoolime Eesti riigist, selle kultuurist ja rahvast ning usume, et selle säilitamise ja edendamisega tuleb tööd teha. Ning kui selle saavutamiseks tuleb luua tähtpäev, et Eesti tulevik oleks kindlustatud, siis toetame me seda eelnõud täiel rinnal. Lisaks usume me Eesti 200-s, et Eesti rahva mentaalne tervis on kriitilise väärtusega ning seda tähtpäeva saab kasutada ka just selle probleemile tähelepanu juhtimiseks, lahendamiseks ja arendamiseks. Ühesõnaga, toetame seda eelnõud. Aitäh! Palun ette tulla Reformierakonna saadik number 26, Eke Henk. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Reformierakond leiab, et perekonna väärtustamine on väga tähtis ja perekond on tõesti Eesti alustala. Kuid
me ei mõista, miks on selle jaoks vaja otseselt vabad päeva teha, eriti kui me oleme ka kuulnud, et selle tähtpäeva eesmärk ei ole nii-öelda siis laste saamine, vaid pigem perega aega veetmine. Me näeme, et seda saab ka teistel puhkudel teha ning selline kaotus tööpäeva osas ei ole õigustatud. Samuti näeme me väga palju nii-öelda vastuseisu EKRE erakonna siseselt või ebakõla täpsemini, mistõttu me ei saa seda ettepanekut kahjuks hetkel toetada. Aitäh! Järgmiseks saadik number 85, Siimon Reintam Keskerakonnast. Palun! Tervist, kallid Riigikogu liikmed ja rahvas! Oleme siia ühtsesse püha parlamenti kogunenud, et muuta meie riiki paremaks ning ühtsemaks, nagu on näidanud EKRE oma perekonna väärtustamise päevaga. Lugedes ja kuulates seda eelnõud päris mitu korda sain mina kui ka minu erakonnakaaslased aru, et EKRE hoolib. EKRE fraktsiooni liikmed, kes esindavad suurt osa rahvast, hoolivad. Nad hoolivad eestlaste perekondadest ja Eesti tulevikust ühtse rahvana. Sest perekond koguna on see, kes kasvatab üles tulevase eestlase ning kus sirgub uus, õige ja tugev eestlane. Ja sestap kõigil võib olla päev vaba töödest ja kohustustest, et nautida seda ühte päeva koos oma perega. Keskerakond soovitab ka teistel Riigikogu fraktsiooni liikmetel hääletada EKRE poolt. Teagi saate ka teie nautida seda riigipüha oma perekonnaga ning võib-olla panustada ka Eesti iibesse, mis on üle aastate langenud ja on päris suur probleem. Aitäh! Sotsiaaldemokraatide saadik number 113, Eerik Veebel, palun ette tulla. Meie sotsiaaldemokraadid siin oleme omavahel kaua aega seda eelnõud arutanud ja mõtleme, et see on üldse väga mõistlik ja üldse ei kiidame egelasi, et sellise idee välja mõtlesid. Umbes sama geniaalne kui Reinsalu majandusplaan, mõtleks. Nii et ma ütlen, et sotsiaaldemokraadid toetavad seda väga tugevasti ja et see on hea idee, et meie Eesti riiki edasi ajada selles väga raskes ajas. Aitäh! Annan võimaluse EKRE fraktsiooni saadikul number 9, Mirko Lainevool, oma eelnõu arutelu kokku võtta. Palun tulla ette. Austatud kaassaadikud või õigemini peaksin ütlema austatud Eesti rahva esindajad. Ma küsin teilt, mis on perekond? Perekond on see, kes on teinud meist inimesed. Perekond on see, kes on teinud meist ühiskonna liikmed. Perekond on see, millele kogu meie ühiskond ongi üles ehitatud. Perekond on meie rahva, Eesti riigi tuleviku alus. Ka meie põhiseadus ütleb, et perekond peab just selle põhjuse tõttu olema meie riigi kaitse all.
Ja ometi võib seda ohustada meie lühinägelikkuse kirves. Kirves, mis võib läbi raiuda selle riigi alustala. Lühinägelikkus meie tuleviku osas, kui me ei väärtusta perekonda, kui me ei väärtusta meie lapsi, siis ei ole meil ka seda tulevikku. Seetõttu, kallid kaassaadikud, kutsun teid üles hääletama meie eelnõu poolt, et säiliks eesti keel ja eesti meel. Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Viime läbi lõpphääletuse. Lõpphääletusele läheb eelnõu ilma muudatusteta. Hea noorte Riigikogu, panen lõpphääletusele EKRE erakonna fraktsiooni esitatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt on 64 saadikut, vastu 31, erapooletuid ei ole. Plaksutamine, eelnõu on vastu võetud, plaksutamine on päevakorras.